tere, Merike ja numbrite keel. Meie oleme tüdrukutega väljas, ehk siis koertega. Ja mõnus on jälle selles suhtes kodus olla. Aitäh Pärnu, et veetsin seal oma 3 ööpäeva ja ühest õhtust tuli nii mega mõnus õhtu, et ilma teie te teate, kallid, ütleme siis naised olid seal seekord, üks mees oli ka, aga see oli selle hotelli üks töötajatest seal, et sai teda ka natukene pinnitud seal. Et aitäh teile kõigile. Meil oli mega lõbus, sai naerda. Ja teate, ega siis sellised naljad ja mõnus selline, issand, ma tahan soome keeles öelda praegu, õhkkond, ütleme siis jah. See ju tegelikult tuleb ju kõik meist. Et mina olen avatud, teie olete avatud ja niimoodi see värk kõik toimubki. Et see oli nii mega mõnus, et nii nagu ma ütlesin ühele naisele ka, kes kirjutas mulle, õigemini tegelikult kirjutajaid oli palju peale seda, et kes ütles, sai kõhu täis naerda ja lisaks sellele infole, mis ma seal jagasin, tegelikult väga paljud teist on juba minu kanali jälgijad. Ja teate, üks kõige suurem tänu on mul nendele naistele, kes Anslast tulid sinna Pärnusse, siis kui te kirjutasite mulle seal Küllike minu meelest või Külli, nüüd ma võin ütelda valesti su nime, sorry, aga jah, öösel saatsid mulle kirja, kui ma õndselt magasin. Siis ma mõtlesin, Anslast täitsa lõpeb, ma pean kaardi pealt vaatama, ikka mega tänud teile. Ja te olite seal business klassis ka, nii et me kõkutasime seal naerde, nii et ohohoh. Ja võtsin memme ka praegu jalutama. Pügasin tüdrukutel natukene neid käppade karvu lühemaks, seepärast et siis, kui tuleb see mõnus pehme lumi, mida me kõik inimesed armastame, siis on nendel natuke probleeme, seepärast nad tulevad nagu lumememmet tuppa ja siis ma pean vannis neid sulatama kogu aeg. Nüüd tegin nendest sellised siresäärsed tüdrukud. Vot, näed, hüppasin ühelt lainet teisele. Teate, aga üks asi, mida ma tahtsin natuke jagada, kui lihtsalt inimestele, et ma avastasin täitsa puht juhuslikult selle, kus ma nüüd käisin, ma nüüd nimega võin eksida, kas on Tervise Spa hotell või Tervise, ma ei tea, mis hotell see oli, mul on nii kehva nimemälu, isegi ei pingutada, aga minu meelest on see Rääbise tänaval. Ka seda ma ei ole kindel, kas oli Rääbise tänaval, aga selline hästi huvitav pakett, see on tegelikult 4 ööpäeva, see on mõeldud siis nendele äkki kas on pensionäridele, ehk siis ei ole konkreetselt pensionäridele, aga siis seal pildi peal on nagu mees ja naine, kes on päris eakad. Ja tänu mulle ühe töötajale, kes kuule käib seal üksinda ja vahest sõbrannaga juba aastaid, vihjas mulle ja ikka mega huvitav pakett oli. Me võtsime siis esmaspäevast neljapäevani, ei reedeni selle, me tulime küll eile juba koju, sest mul tuli räige tüdrukute igatsus. Et siin need on need tüdrukud. Mu õde küll kandis väga head hoolt nende eest. Oi, memm on kadunud. Oodake, ma lähen tagasi. Kurja. Näed, kukud lobisema siin. Hop. No nii, tuleb sealt. Väga hea. Ma näitan teile ka, ma ei tea, kas te näete. Talle vahest teate, nagu see tants on. 2 sammu edasi, 1 samm tagasi. Vaata, nüüd on puu taga. Hopstiki tuleb. Jee! No nii. Temaga peab nüüd ainult ühte marsruuti kogu aeg käima, ei saa marsruuti vahetada. Muidu tal läheb see navigaator sassi. No vot, vaata kuhu ma jõudsin. Kuhugi ei jõudnud. Sinna. Tahtsin jah ütelda, et ikka mega huvitavad paketid on seal ja mina muidugi tänu sellele oma kallile kolleegile või kuidas ma siis ütlen. Jah, ta on ikka väga hea abiline mul tegelikult olnud aastaid. Tema andis mulle vihje ja siis selline pakett nagu esmaspäevast siis reedeni. On väga soodne. Et me võtsime, seal oli 12 mingisugust hooldust, kehahooldust, mul pole keha kunagi nii palju, õigemini selgmassaaži saanud kui nende päevadega. Ma võtsin kõik seljale, mis vähegi võtta andis. Ja otsin natuke lisaks ka veel asju. Mega võimas. See ei ole nüüd tellitud reklaam, aga ma lihtsalt ütlen, seal on kõik nagu hommiku, lõuna ja õhtusöök ja ma soovitan väga, kellel vähegi võimalust on seda endale lubada. Praegu ma arvan, et nüüd detsembris on hinnad kõrged, ärge praegu tehke seda,
minge sinna, ma ei tea millal, aga otsige, seal on minu meelest 4 ööpäeva selline pakett kohe ja pildi peal on mees ja naine, sellised natukene eakamad. Vot. Nii, aga lähen nüüd tagasi. Et aitäh Pärnu ja aitäh Piia, et aitas korraldada seda. Ja nüüd on selles suhtes mega huvitav, mis nüüd edasi saab. Edasi saab nii palju huvitavaid asju. Eile, kui ma tulin koju, siis laevas ma sain nüüd tehtud selle 9, 18 ja 27 selle videomaterjali. Ma vaatan kohe, kui ma memme, et navigeerib vaikselt vasakule, navigaator ütleb vasakule. Ei, seal on keegi väikse loigu teinud. No nii, otse. Nii. Ja et siis ma vaatan, saan täna äkki teile selle purki pandud siia. Ja siis on mul üks asi veel teile ütelda, väga oluline asi, minu jaoks vähemalt. Et minu kodulehekülje inglikene Mirel, ma tahan väga, et ta tuleks meile siia rääkima ka YouTube'i ükskord iseendast. Ta on tõsiselt mega võimas abiline mul. Ja teate, pange siia ka kommentaari, kellel on näiteks mingid toimetused, kus teil on ka selline kas virtuaalne assistent näiteks või kodulehe tegija. Pange kommentaaridesse siia, jagage oma neid inglikesi, kes teid aitavad, sest ma tean, et nii paljusid on, kes teevad sellist taustatööd, et pange nende kommentaarid, jagage nende andmeid siia, et ma väga tahan, et kõik need tüdrukud, poisid, kes on meil taustaks abiks, ingliteks, oleksid nähtaval. Nii et täitsa julged võite reklaamida, ma luban. Et äkki keegi saab siit kuskilt kedagi abiliseks. Sest vaata, me kõike ei pea ju kõike oskama, see on ka selle numeroloogia minu üks mõte, miks ma seda siin teiega jagan, on see, et me ei pea ka kõigiga ju sellest siis läbi saama. Ja nii edasi. Aga Mirel sai sellise vahva asjaga hakkama, et kui te teete numbrite keele selle lehe lahti, siis peaks tulema, ta ütles hästi moodsa sõna sellele pop-up pakken. Aga õppisin seda, minu english ei ole nii good, aga põhimõtteliselt uudiskirjaga saate liituda. Ja minul on näiteks iPhone, siis see õunaga seotud asjad, kõik need vahendid, sest mul poisid tegid need asjad, ühendasid siin ära juba aastaid tagasi. Vot, siis minul ei ole Androidi, aga Androididel tuleb see aken kohe ette, kui te teete numbritekeel.ee lahti. Ja sina, kellel siis ei tule see aken lahti, scrolli sinna lehe lõppu ja saad siis ühineda selle uudiskirjaga. Uudiskirja mõte on siis see, et kuna ma nüüd valmistan, ma arvan siis jaanuarikuus, ma juba täpsemalt tean, ma tahan 2 koolitust teha, mis on siis Zoomi kaudu. Ma vaatan, kas mingid inimesed ei ole. Et Zoomi kaudu tulevad need koolitused. Üks on see, et ma avan natukene seda YouTube'i maailma teile, kes te olete mõelnud, et võiks teha, aga kardate. Mina olen ka kartnud, nagu ma teile alati kõigile rääkinud, minge vaadake oma esimesi videoid. Täiesti esimesed 2 tükki, kui ei ole käinud, siis minge ja pange sinna kas pluss või süda või midagi märga andeks, et siis te näete, kus ma alustasin. Ja siis peale seda oli tükk tühja maad, seepärast, et hirmsasti kartsin. Vot, ja siis kui te näete, kus ma praegu olen, siis sinna oli päris palju tööd. Päike! Yeah! Vot, nii. Oot. Ja teine on siis see, kus ma lähen. Annan natukene täpsemat informatsiooni teile, kuidas te saate vaadata oma teile sobivat ametit. See tuleb ka Zoomi kaudu, igaüks saab mugavalt seda kodus teha. Ma ei ole kunagi selliseid asju niimoodi nagu iseseisvalt üksi teinud, aga ma tulen seda tegema, sest mul on see info juba nii õudselt pikalt kogu aeg taga kukla sõljunud. Ja seda on küsitud palju. Sest ma alguses mõtlesin, et ma panen selle siia klubilistele ülesse. Aga miks mitte seda anda siis ka nendele, kes ei taha klubiliikmed olla. Ja see sündmus saab siis tulema uudiskirja kaudu teile meilile. Ja kodulehele loomulikult tuleb info ja ma tulen sellest siis rääkima, kui see koolitus on juba valmis välja kuulutatud, et mul on materjalid koos. Need olid 2 asja, mis ma tahtsin ütelda. Siis on vestlusõhtud tulevad nüüd veebruaris
22 me teeme Kairi Kuusmaaga, räägime suhetest. Mina siis avan siis numeroloogilist poolt ja vaatame, mis me sinna veel juurde poogime. Kairi räägib siis oma vaatevinklist, tema siis tegeleb konstellatsiooni ja kõige muuga seal. Ma täpselt ei teagi, mida kõike ta teeb. Mina siis räägin seda, kuidas te saate seal liita kokku inimesi ja kuidas see number siis mõjutab, et vahet pole, kas on siis elukaaslane, abikaasa, töösõber, töökaaslane või näiteks laps. Vot, või siis ema või isa. Ma vaatan seda siis sellisest nurgast. Nüüd ma vaatan natuke mööda. Memm jookseb, kõik on hästi kontrolli all. Mu tagumine pool on talle nagu lipp navigaatoriks. Nii, siis selline asi tuleb. Ja siis muidugi sellega seoses nüüd tuleb ka, kui 22 veebruar on Tallinnas, siis 21 tuleb Viljandis ka kokkusaamine vestlusõhtu näol. Ja ma nüüd hakkasin mõtlema. Ja Kairi Kuusmaaga see vestlusõhtu, selle kohta leiate kodulehelt juba informatsiooni. Kui seal ei ole, siis on Facebookis. Siis ma mõtlen, selle pileti ostmise süsteem on seal erinev, aga nüüd Viljandisse, mis tuleb see sündmus, selle ma panen ka varsti ülesse. Ja siis need koolitused, need hakkavad kõik Fienta kaudu siis tulema. Ehk siis selle Fienta platvormi kaudu. Ja ma tean, et osadel on võib-olla raskusi sealt osta seda piletit. Siis alati saab kirjutada. Ja me nüüd võtame kasutusse sellise meiliaadressi. Kehtib ka muidugi numbritekeel@gmail.com. Aga siis tuleb selline meiliaadress nagu info@numbritekeel.ee. Ja ärge muretsege, selles see numbritekeel@gmail toimib ka. Me lihtsalt natukene seda süsteemi nüüd arendame ja tulevikus ka mõned mingid meilid tulevad siis sellisele meilile, või tähendab meile saab kirjutada, et merike@numbritekeel.ee. Need on sellised väiksed saladused, mitte see ei ole saladusega, millega me siin tegeleme vaikselt, et kui te näete koduleheküljel ka mingeid tõrkeid, justkui midagi nagu tökib ja ei liigu edasi, siis ärge. Natukene kannatus, sellepärast, et me kogu aeg teeme seal midagi, õigemini Mirel toimetab seal, et me saaksime selle veel sujuvamaks. Kogu aeg aretame ja arendame, et mis mina räägin, mis vaja ja Mirel küsib, mis vaja ja niimoodi me seal pussardame. Ja muidugi siit siis edasi, kui 22 on siis Tallinna sündmus, see on paigas, 21 on ka praktiliselt paigas, tuleb selle kohta informatsioon. Piletid siis saab sinna Fienta kaudu ja kes ei saa sellest Fienta asjast aru, siis saab seal koha peal ka tasuda. Ma ei teagi, palju kohti seal oli ka vist äkki mingi 30, äkki oli 20 või 25, ma ei mäleta. Hästi selline armas majakene, ma panen sinna informatsiooni, et Maile aitab mul seda seal, aitas orkunnida seda kohta. Ja siis üks soov tuli inimestel ka, et Tartus võiks teha. Ja üks inglikene eile ütles, et leidub üks naine, kes aitab, aga võib-olla keegi teie seas praegu, kes kuulab. Ma mõtlesin, ma võiksin sealt ühe ropsuga siis teha see 20. veebruar ka Tartus. Mulle alati meeldib, kui keegi selles suhtes natukene aitab. Et ma ei tea, vaata neid kohalikke kohti. Minu meelest kõige kihvtim on seda just teha kuskil sellises, ma ei tea, kas seltsimajas või sellises, kus niikuinii käiakse koos ja natukene anda sinna elu sisse. Et alati on võimalik teha kuskil hotellis, on ju konverentsisaalis, mida iganes. Aga minu meelest on kihvt teha neid siis väikses kohas. Nii, ja nüüd, kui sa oled suutnud 14 minutit seda videot kuulata, siis tuleb üks selline asi, üks teadaanne. Ma tahan teha jõulukinki. Jõulukink on siis järgmine. Sina, kallis vaataja, ma tahan välja loosida tasuta analüüsi ja kirjalikku analüüsi. Ja selleks, et siis selles loosis osaleda, siis ma soovin, et sa liituksid selle uudiskirjaga. Sealt saab alati välja minna. Ei pea siis seal kaua olema, kui tundub, et tuleb liiga palju jama. Kuigi ma ei usu, ma ei usu üldse, et mingit jama sealt tuleb.
teateid tuleb võib-olla, ma ei tea, ma ei tea isegi praegu, koolitustest pigem tulebki. Ja, et liitud selle uudiskirjaga ja samas kirjutad sinna info@numbritekeel.ee või siis numbritekeel@gmail.com, kuigi ma tahaksin rohkem sinna info@numbritekeel.ee-sse, et te kirjutate ja pealkirjaga loosimine. Ja sa võid selle loosimises osaleda, võib-olla hoopis sa tahad kellelegi teisele teha selle kingi. Et kõik selles suhtes läheb arvesse ja ma hakkan siis vaatama neid. Ja ma arvan, et me teeme sellise loosimise, mis see praegu täna on 12. Ja peaks ju mingi päeva ka lukku panema, millal ma siis selle välja teatan, eks ju. Ehk siis, issand, kus nüüd, seda ma läbi ei mõelnud. Ma isegi ei tea, millal on jõuluõhtu. Sest äkki ütleme 22 oleks siis see hea kuupäev, millal välja loosida siis see inimene ja ma annan siis teada teile avalikult selle inimese, kes võiks seda tahta. Ja mul on veel üks soov tegelikult. See on mul pikalt minu sees olnud. Ma sooviksin toetada ühte perekonda ja võiks samamoodi teha, et sa lähed liitud sinna. See võib olla täpselt seesama, vaata, sa võid rääkida seal kirjas, siis ütleme see issakene loosimine äkki või jõululoos, ükskõik mida sa pealkirja paned, ma saan aru, millest sa räägid. Sa võid seal samas kirjas ka ütelda, kes võiks seda toetust saada ja mida ta tahaks konkreetselt. Seda ma ei garanteeri, kas ta saab täpselt jõuluõhtuks selle asja, kuna ma siis vaatan 22. loosin välja siis ühe selle tasuta analüüsi. Seepärast, et see analüüs on pigem selleks, et endast aru saada, kes sa oled. Vot, see on see mõte. Ja ma tahaksin aidata perekonda. Ei ole vahet, kas on väikeste lastega perekond, võib-olla on seal üksinda elav perekond, üksik naine, üksik mees oled. Ma ei oska isegi selles suhtes, ma ei tahagi ütelda, et mingit summa ulatus, sellepärast ma tahaksin pigem aidata sind, ma tahan teada, milles kõige rohkem sa nagu vajalik oled. Siis ma olen elanud ise sellist perioodi koos lastega, kui ma ei tulnud rahadega kohe üldse välja, aga ma ei öelnud seda mitte kellelegi. Aga me saime hakkama. See kestis päris hea aeg. Aga see tegi kõik tugevaks selles suhtes. Ja ma tean, et on olemas kindlasti selliseid inimesi ka, kes täpselt samamoodi saavad hakkama. Aga sa võid mulle kirjutada. Ma hea meelega toetan. Ja ma loosin siis selle ka välja 22. Ma ei ütle seal arvatavasti su nime võib-olla, kui sa soovid siis, et ma ütlen su nime, siis ütleme siis selle toetuse suhtes, mitte siis analüüsi suhtes, siis ma seda ka teen. Aga see, kes nüüd selle analüüsi, mis asi see on, et issand jumal küll, sünnikaardi analüüsi. Ma olin kuidagi nostalgitsema praegu, tuli praegu meelde see aeg. Jah, sünnikaardi analüüsi, selle nime ma kindlasti kuulutan välja. Ehk siis ma võtaksin siis kokku selle niimoodi, et liituge uudiskirjaga. Ma luban, et seal ei tule mingit pommitamisi, seepärast, et see on alles meil nii sellises alguse vahes, et sinna tulevad ainult praeguselt, ma arvan, siis võib-olla häid jõule ja siis head uut aastat ja siis tuleb ka koolituste kohta info, vestlusõhtute kohta info ja siis vaatame, alati saate sealt ka välja minna. Ehk siis, kui sul ei tule see aken ekstra seal lahti selles koduleheküljel, siis scrolli sinna lõppu. Siis seal on liitun uudiskirjaga. Ja siis kirjuta siis sinna info@numbritekeel.ee loosimine või siis ükskõik mis pealkiri. Ja kellele sa tahaksid, et saaks see kingituseks see sünnikaardi analüüs. See sisaldab siis ka suhteanalüüsi ja see sisaldab siis ka edukuse koodi sellele inimesele. Ja teine siis see loosimine, sa võid selles samas kirjas kirjutada, kui sa tahaksid abi, et mis abi see peaks olema. Ja miks just see abi või mille pärast või mis olukorras sa oled.
et seda ka samamoodi siis sinna info@numbritekeel.ee. sealt tegelikult selles uudiskirjas peaks tulema see meil kohe lahti. Ja kui hätta jääte, siis andke lihtsalt teada. Vot, ma väga tänulik, et sa kuulasid. Kui midagi segaseks jäi, siis ka anna teada. Ja ma loosin 22. siis selle välja, et ma olen väga tänulik, et te olete siin. Ma olen väga tänulik, et te olete olemas meie kõigi jaoks, sest me kõik vajame teineteist. Kõik, isegi Lissu. Nii, isegi Rossi. Jee, väike lumepall. Jee! No vot, Lussit ma ei näita. Luss ajab jänesepabulaid praegu taga. No vot, kuulge, aitäh meile kõigile. Osalege siis selles ja uudiskirjadega ka liituge. Vaatame siis, koju lähme. Lapsed ei näinud mind 3 ööpäeva. No nii, tšau.